Tere, alustame siis meie tänast loengut inimese kognitiivsete võimete säilitamisest ja suurendamisest. Ja selle loengu esimeses osas me keskendumegi siis mõningatele võimsatele bioaktiivsetele toidulisanditele, mis siis aitavad meil toetada kõige tähtsamaid kognitiivseid võimeid, milleks on siis antud juhul selles loengus mälu, keskendumisvõime, tähelepanuvõime ja leidlikkus ja loovus. Ja lisaks veel vanuseline aktiivsus, see tähendab siis seotud vitaalse vananemisega, nii et me ka kõrges eas säilitame oma kognitiivseid võimeid. Kognitiivne võimekus on väga lai mõiste tegelikult, see tähendab tegelikult tunnetust kõige laiemas mõttes, tunnetust, mis võimaldab meil maailmas toime tulla, näha oma elu mõtet, tähendusi ja tegutseda nende tähenduste vaimus. Ja kognitiivsed võimed, kuna nad on seotud eeskätt kesknärvisüsteemi ja ajuga, võiks nimetada ka siis vaimseteks võimeteks. Ja nendest tähtsamad ma siis juba nimetasin, kuid siia alla kuulub ka meeleline taju, viie meeletaju. Siia alla kuuluvad kõik tähtsamad psüühilised funktsioonid peale meelelise taju, need on siis mõtlemine, tundmine, vaistmine, intuitsioon ja kujutlemine. Ja kõige kergem viis muidugi vastu astuda muutustele nendes peamistes kognitiivsetes võimetes on vana meditsiinis tuntud tõde, et klaas vett, üks tablett, klaas vett. Ja kuna selliseid võimsaid toidulisandeid looduslikke on praegu välja töötatud, siis muidugi kõige kergem on alustada sellest. Nüüd, millistel puhkudel me üldse peaksime hakkama nii-öelda hoolitsema oma mälu, keskendumisvõime ja muu sellise eest? Kas teie elus tuleb ette selliseid olukordi nagu, et unustate oma lähedaste sünnipäeva, kuupäevad, et teie tähelepanu hajub ja sellest tekib vigu või tõrked teie tööelus, et te unustate tavamarsruudil väljuda õiges peatuses näiteks või te avastate, et te sageli kaotate asju ja dokumente, unustate kuskile, nii et ei mäleta. Või et teil on näiteks raskusi uue informatsiooni vastuvõtmisega. Et sellistel puhkudel tasubki siis kõigepealt minna nii-öelda toidulisandite kallale. Ja kõige esimene toidulisand, mida ma teile tutvustan, hiljem vaatame ka mõningaid teisi, on siis väga uus toode, mille nimi on siis Memo Prime. Memo on seotud siis mäluga. Ja me teame, et meie püsimälu hakkab järsult halvenema peale 70. eluaastat. Aga juba peale 20. meie lühimälu halveneb keskmiselt 5–10%. Teine tõik on nüüd see, et kui kuskil 30 aastat tagasi me pidime läbi töötama 9,7 gigabaiti informatsiooni, siis nüüd on see kuskil 3,5 korda rohkem ehk siis 34 gigabaiti.
mis iganes ajavahemikus see siis siin on mõeldud. Ja seetõttu ongi toidulisandi tööstuses hakatud mõtlema, et millised looduslikud ained oleks kõige tõhusamad selliste kognitiivsete võimete säilitamiseks ja isegi suurendamiseks. Ja on jõutud selgusele, et nendeks on eeskätt polüfenoolid. Ja memobrain sisaldab nüüd sellist looduslikku preparaati nagu memofenool. Ja see on ilmselt üks edukamaid avastusi, leiutusi viimasel ajal rahvusvahelisel turul. Ja see toode on siis saanud aastatel 2016, 2017, 2019 erinevaid rahvusvahelisi auhindu Euroopas, kas siis parima toidulisandi komponendina või siis parima innovatiivse farmatseutilise tootena. Ja see koosneb kahest osisest. Ühelt poolt siis on seal Kanada mustikas, mis siis parandab meie mälu. Ja teiselt poolt on seal siis Prantsuse teatud viinamarja sordid, mis siis parandavad meie tähelepanu. Aga tähelepanuväärne on siin just see, et need mõlemad komponendid võimendavad üksteist, nad sobivad, nad tekitavad sünergiat. Ja muidugi teadlased, Kanada ja Prantsuse teadlased, kes selle siis välja töötasid, saavutasid sellise efekti. Kuid memofenool ei koosne, tähendab memobraim ei koosne mitte memofenoolist, vaid seal on veel kaks väga olulist komponenti. Teiseks siis roheline tee, mis jällegi sisaldab rikkalikult polüfenoole, katehiinide nimelisi, mis siis on antioksüdantsed ja nad aitavad siis moodustada ja taastada neuroneid ja seeläbi siis viia lühimälust infot üle püsimällu. Nii et roheline tee siis parandab lisaks sellele ka meie vereringet, aktiveerides seekaudu aju ja ta tugevdab stressitaluvust ja kolmandaks ta kaitseb siis aju enneaegse vananemise eest, ta pikendab siis meie aktiivset viljakat eluiga. Ja kolmas komponent on siis kolm kõige olulisemat, võiks öelda, kesknärvisüsteemile B-vitamiini. Esiteks B12, mis siis jällegi tõstab meie kognitiivsed võimed, eeskätt mälu ja leidlikkust ja tähelepanu. Ja B6 siis mõjutab meie und, meie tujusid ja meie mälu jällegi. Ja kolmas on siis B9 ehk siis foolappe, mis siis mõjutab meie kudede kasvu ja aitab toetades südame veresoonkonda. Muide on väga huvitav teada, et kognitiivsete võimete vähenemisele vananedes aitavad kaasa just südame ja hingamisteede haigused. Ja kui on võrreldud siin noori ja vanemaid inimesi, erinevaid gruppe, siis näiteks heade näitajatega seal kuni 70-aastased inimesed ei jää millegi poolest alla seal kuni 30-35-aastastele, kellel on mingisugused südame ja hingamisteede vaevused. Nii et siin ka üldine tervis on muidugi väga oluline. Nüüd see on siis memobraim. Ja vaatame nüüd veel bioaktiivseid toidulisandeid, mis
kognitiivseid võimeid siis toetavad. Kõigepealt siis selline toode nagu letsitiin. Et mis see letsitiin siis on? See on siis selline põlu küllastamata rasvhapete ja karotinoididest koosnev essentsiaalne fosfolipiidide kompleks. Et tegemist on siis rasvainega nii-öelda. Muide, letsitiin viib organismist välja siis ka rasvlahustuvaid toksiine, nii et ta kuulub ka detox-programmidesse. Meil umbes 20% on rasvlahustuvad ja 80% on siis vees lahustuvad toksiinid. Ja vaatame veel, siis letsitiin on siis rakumembraanide ja rakuorganellide olulisim osa. Ja sellest koosneb 1/3 ajust ja 2/3 pea- ja seljaaju ümbritsevatest kaitsvatest kudedest. Me teame ka, et letsitiin on põhimaterjal siis ajurakkude müoliinkihtidele. Müoliinkestale, mis isoleerib seda närviteed niimoodi, et ei tekiks mingeid lühiseid ja närviimpulsid jõuaksid punktist A punkti B ilma häireteta. Niisiis 2/3 ka maksast, maks on ka meil selline rasvane organ, on siis letsitiinist. Ja seda on palju ka südamelihases. Ja letsitiini abil toimub siis keharakkude nii-öelda jooksev remont ja uuendamine. Vaatame veel edasi. Selline supertoode nagu koensüüm Q10, mis siis tagab aktiivsust kõrge vanuseni. Muide, see on üks kõige võimsamaid mitokondrite töö nii-öelda tõhustajaid. Lisaks meie H-500, mis on siis väidetamisi maailma võimsam antioksident ruumalühiku kohta. Nii et ta annab sellise energialaksu lisaks sellele, et ta siis neutraliseerib üleliigseid vabu radikaale. Ja vot see koensüüm Q10, mida ta siis teeb? Ta toetab siis energia tootmist meie raku sellistes organellides, nagu on seda mitokondrid, kus toimub siis, nad on nagu elektrijaamad, minu arusaama järgi nad siis toodavad kas siis rasvhapetest või glükoosist, nad toodavad siis ATF-i või adenosiin trifosfaati või trifosforapet, kus siis organism selle energiavajaduse kätte saab ja tegelikult igas sekundis meil tekib miljoneid ATF-i molekule ja samal ajal kasutatakse ka ära miljoneid ATF-i molekule. Nii et jätke meelde H-500 ja koensüüm Q10 aktiivsus kõrge vananemiseni. Ja tema teine nimetus on siis ubikinoon. Ja ta on ka võimas antioksüdant. Nüüd kolmas toode selles järjestuses võiks olla siis Coca-Cola. Lisaks siis kognitiivsusele ta tõkestab depressiooni, vaimset ja füüsilist stressi ja tugevdab veresoonte elastsust. Teatavasti mitokondrites toodetakse kuskil 95% meie keha energiast. Ja neid on erinevates rakkudes erineval määral, alates seal võib-olla paarisajast mitme tuhandeni ja kõige rohkem on neid muidugi kõige rohkem energiat tarbivates organites. Näiteks aju tarbib 25% meie organismi energiast. Ja lisaks tarbivad seda veel väga palju siis süda, maks ja kopsud. Nii et seal on ka vastavalt mitokondreid kõige rohkem.
Mitokondritest tuleb hiljem pärastpoole veel juttu seoses teiste praktikatega, aga nüüd veel lisaks sellele koensüüm Q10-le täienduseks, et vanusega selle süntees organismis ja selle kättesaadavus siis toidust nagu halveneb. Seetõttu on soovitav seda hakata võtma siis bioaktiivse toidulisandina. Ja üldse, kui meil on energiapuudus, siis me saame seda kasutada ükskõik millises vanuses. Nii, ja veel, mis aitab nüüd otseselt kaasa mitokondrite biogeneesile ehk loomisele, on siis veel meie toodetest kurkumiin, tauriin ja lisaks ka B-kompleks on selline universaalne kognitiivsete võimete toetaja. Me teame, et kui me vaatame näiteks kesknärvisüsteemi, siis esikohal on aminohappid ja teisel kohal ongi B-grupi vitamiinid. Ja ilmselt need samad memoprime'is nimetatud B12, B6 ja B9. Nii, nüüd vaatame veel ühte siis toodet, ühte komplekstoodet, ühte nii-öelda tervisepakki, mille nimi on siis OneStack Mental Force. Ja see on spetsiaalne siis komplekt aju ja kesknärvisüsteemi toetamiseks. Ja kui me nüüd loeme neid tooteid, neid komponente siin, siis me saame jällegi pilti sellest, millised tooted aitavad kaasa meie kognitiivsete võimete suurendamisega siis, kui me tarvitame neid eraldi. Mida see OneStack Mental Force siis teeb? Ta parandab siis toitainete voolu, kaitseb aju keskkonna kahjustuste eest ja suurendab vastupidavust stressile. Ja millised on siis selle koostisosad? Kõigepealt mindset. See on siis aminohapete ja vitamiinide kompleks, mis siis toidab aju talle vajalike toitainetega. Ja see siis parandab meie mälu, meie keskendumisvõimet ja suurendab meie energiat ning vastupidavus stressile. Üldiselt mindset, nagu mina aru saan ja tean kogemustest, on selline nagu toniseeriv, aktiveeriv, selline ajurohi, ütleme niimoodi. Samal ajal kui näiteks grifoonia on pigem selline ehk tujukauna, selline lõõgastav, lõdvestav. Grifooniat küll selles tootes ei ole, aga järgmine ongi kohe omega 360, tähendab polüküllastamata rasvhapped koos letsitiiniga. Nad on oluline osa siis ajurakkude membraanidest. Ja ta edendab ka rakkude omavahelist suhtlust, neid signaale, mis siis liiguvad nende vahel ja koordineerivad nende tegevust. Nüüd selles pakendis on seesama juba mainitud letsitiin, nagu ma ütlesin, mis moodustab 80% müoliinkihist. Ja sellega aidates kaasa siis mälu, vaimse energia, keskendumise parendamisele. Edasi selline toode nagu magneesium toetab jällegi kognitiivsust. Me teame, et magneesium, kui meil on lihaskrambid, siis ilmselt on tegemist magneesiumi puudusega. Ja magneesium rahustab, lõdvestab ja samal ajal ta aitab ka keskenduda ja parandab mälu. Sest kui me oleme pinges, meil on väga raske keskenduda millelegi muule kui see, mis meid parasti pingestab. Edasi tauriin minimiseerib siis ajus närviimpulsse, mis tõstavad vererõhku. Ja ta alandab ka üldist vererõhku organismis. No me teame, et stress, eks ole, tavaliselt suurendab vererõhku. Stress, depressioon.
Ja viimane on siis L-karnitiin, mis siis viib rasvhapped meie mitokondritesse ja võimaldab neid seal põletada ehk siis toota nendest juba energiat. Ma lisan siia juurde, et me oleme elektrilised olendid ja mitokondrid ongi selleks, et toota meile seda elektrit. Ja mainin siin kohal, et terve täiskasvanu kehalaeng või rakulaeng sealhulgas on siis umbes -70 millivolti. Ja kuskil vanuritel on ta kuskil -50, -40 ja näiteks 4. astme vähihaigel on see väidetamise ainult -5. Nii et kui meie kehalaeng väheneb ja kaob, siis me vananeme ja sureme. Ja võrdleme nüüd siin meie superantioksüdant H-500, kus üks kapsel ühes tassitäies annab laengu tõusu kuskil -930 millivolti. Ütleme, et meie kraanivesi, meie pudelivesi on surnud vesi, selle laeng on kuskil +100, +200, +300 ja kui me selle lahutame nüüd sellest -930, me saame kuskil -700, -800. Tuletame meelde, et looduslik maailmarekord looduslikul veel on -750 Tiibetis väidetamisi Kailashi järves. On pidevalt selline laeng, sest liustikuveed, mis on väga kõrge laenguga, pidevalt voolavad sinna sisse. Ja siin ka üks saladus siis mägilaste kõrgele elueale, millest me tagapool natuke täpsemalt juba räägime. Seoses nüüd selle OneStackiga veel paar lisandust. Nimelt milline toitaine annab meile kõige kiiremat energiat, mis annab kõige rohkem ATF-i molekule. Siin ma nüüd sätin natuke oma plakati ümber. Ja selgub, et selleks ongi head rasvad. Vaadake, üks asi, mis meil ka mälu nagu ja keskendumist ja kognitiivsed võimed nagu halvendab, ongi siis nii nimetatud halvad rasvad. Ja? Ja mis on siis halvad rasvad? Mainime selle ka siis ära. Halvad rasvad on näiteks hüdrogeenitud rasvad. Need on siis tahkestatud taimsed õlid, mis võivad totaalselt ära ummistada meie rakumembraanid. Ja ma olen lugenud kirjandust, et isegi kui me katkestame nende transrasvade söömise, 2 aastat võtab organismile aega, et seda välja nagu viia. Kui me muidugi ei kasuta eri vahendeid, seda sama näiteks letsitiini ja siin fermendipreparaate, mis siis aitavad seedida selliseid toksilisi jääke, mis on meil organismi kudedesse jäänud. Niisiis, millised on siis head rasvad, eks ole? No, rafineeritud toiduolid on ka viletsad rasvad, neid ei tasu ka süüa. Aga head rasvad on siis eeskätt polüküllastamata rasvhapped, mida on siis meil 3 tükki, eks ole. Ja teiseks kookosrasv on väga kiidetud. Ta on selline keskmise ahelaga küllastunud rasvhapped. Siis muidugi mõningad toiduõlid, siin eriti tudraõli, kus väidetamisi siis omega-3 ja omega-6 suhe on koguni 3 1. Norm on 1 1 ja tavaliselt on meil 1 10, 1 20 tagurpidi vääringus nii-öelda. Linaõli on kuskil 1 1, aga linaõlil on see viga, et ta kipub kiiresti rääsuma, kibedaks mõrkeks minema. Et seetõttu teda nüüd toodetaksegi ka väiksemates pudelites ja teda tuleb hoida siis valguse eest ja paral temperatuuril ja küllalt kiiresti ära tarbida. Tudraõli selles mõttes säilib palju paremini.
Vot siin ongi tähtis ka omega-6 ja omega-3 tasakaal organismis, sest kui omega-6 on liiga palju, siis on põletikulised protsessid ülekaalus. Nad peaks olema 1:1, nii nagu nad kunagi olid. Ja nüüd need head rasvad tekitavad siis võtame selle konspekti ka välja siin. Näiteks üks molekul, ka muide või on hea rasv, eriti mahevõi. Ja millest tehakse ka kiid, et võetakse see piimavalk sealt välja, mis paljudel võib-olla ei seedi. Kuigi seda on seal väga vähe muidugi. Nii et üks molekul head rasva annab meile 108 molekuli ATF-i. Ja seda loomulikult hapniku juuresolekul. Samal ajal kui näiteks glükoos annab meile hapniku juuresolekul 3 korda vähem, see on 36 molekuli ATF-i. Nii et kui me tahame saada kiiret energiat, siis söögem head rasva, et see muutub otse ATF-iks, sest et süsivesikute saak, nagu me siin vaatasime, on 3 korda väiksem. Nii, ja nüüd jõuamegi siis selle One Stack Mental Force'i juurest veel mõningate kognitiivsete võimete suurendamise meetodite ja praktikateni. Ja ma ei tea, kas võib-olla osa teist on näinud sellist filmi nagu Limitless. See on vist piire ületades, mis näitab ühte meest, kes siis satub kogemata sõbra kaudu ühe tableti peale, mis käivitab tema aju 100%. Ja milliseid imesid ta siis hakkab seal tegema. Ta lõpetab ühe päevaga ära kaua veninud raamatu, mille ta oli lubanud kirjastusele kirjutada. Ja tema geniaalsus hakkab avalduma börsil, keelte valdamises, võitluskunstides ja milles kõik veel. Ja ta pääseb tänu sellele ka väga eluohtlikest olukordadest, sest algab klaperjaht sellele tabletile, mis ei ole veel üldse müügile jõudnud. Nii et soovitan seda filmi vaadata. Ainus miinus selle juures oli seal algul see, et tekkis sõltuvus sellest, et kui enam seda tabletti ei saanud, siis inimene langes tagasi selle nii-öelda 5% peale. Kuid on olemas ka teisi, kui ma nägin seda filmi, ma mõtlesin kohe, aga on olemas ju loomulikke ja täiesti reaalseid vahendeid. Näiteks on Austrias tehtud katseid, kuhu on siis kaasatud teatud lihasgrupid ja teatud ruuniharjutused. Ja selgus, et kui inimesed neid tegid, katsegrupp, siis 8 nädalaga nende ajuenergia kasvas 6-kordseks. Nimelt seal instituudis on olemas siis väga võimas tundlik ajuskänner, et mõõdeti enne, mõõdeti pärast. Ja 98% katsealustest saavutas siis sellise tulemuse. Aga enne seda olid kohalikud teadlased uurinud ka siis selliste loovisikute geeniust ja karismaatiliste juhtide ajuenergiat. Ja imet, see oli umbes samasugune. Nii et tavalised inimesed saavutasid 8 nädalaga ja sealt edasi ka ilmselt jätkates siis samas vaimus vastavalt sellele protokollile nii-öelda. Ja tegelikult paljud tippsportlased, paljud tipploojad, tippettevõtjad tegelikult kas spontaanselt või teadlikult rakendavad seda meetodit. Ja seetõttu ma soovitan vaadata teil minu videoloengut, mille pealkiri ongi 8 nädalaga geeniuseks. Et võtke minuga kontakti ja te saate sellele ligipääsu. Nüüd teine selline meetod, mille ma olen välja töötanud ise kuskil 13 aastaga, see on siis nime all väe- ja mõnuvõimlus. On olemas ka vastav siis Facebooki grupp, kuid
Mul on tehtud ka õppevideo pealkirja all liikumine kui sügav nauding. Sest et läänes paraku inimesed reeglina ei oska nautida liikumist. Nad rapsivad, nad teevad endale liiga, nad liialdavad anaeroobse faasiga ja seeläbi nad pigem teevad endale kahju. Sest me teame, et kui me hapnikupuuduses treenime, ma ei mõtle siin lühiajalist intervalltreeningut, mis annab efekti, vaid kui me lihtsalt kurname ennast ja pingutame üle, eriti tippspordis, siis meie keha ju hapestub, meie pH läheb alla, meie immuunsüsteem läheb alla ja meie vananemine kiireneb. Ja samal ajal see idatüüpi võimlemine, see naiselik võimlemine, see võimlus kui nauding, võtame siin selle sama tai chi, võtame selle chi kuni ja nii edasi, siis see pikendab meie eluiga, see pikendab meie vitaalsust. Ja jällegi ma soovitan seda oma videot liikumine kui sügav nauding videoloengut, sest et selline liikumine annab meile pika peale sellise nähtuse, nagu ma nimetan seda puhtus, kergus ja magurus kehas, selline seesmine aisting, mis lõpuks muutub järjepidevaks. Idas öeldakse, et nektar kehas, eks ole. Ja seda ma rõhutan olenemata vanusest. Pigem küpses eas inimesed jõuavad selleni, avastavad selle ime ja sealt edasi see jätkub. Selles loengus me vaatleme ka sellist vale ja õiget vananemise graafikut. Et see ettekujutus, mis meil praegu on vananemisest, ei vasta objektiivsetele võimalustele. Ja vot see vitaalne vananemine, nagu ma juba nimetasin, ma rõhutan veel kord, ongi energeetiline nähtus. Ja seda ma õpetan ka oma treeningutel. Ja hiljem on võimalik vaadata juba konkreetseid harjutusi erinevates asendites ja ka hingamisharjutusi, mis tõesti kiirendavad selliste aistingute teket algul siis treeningul ja hiljem juba ka tavaelus muudes olukordades. Nüüd kolmas teema on siis vitaalne vananemine, mida ka need tooted siin edendasid. Ja juba 1993. aastal siis loodi USA-s selline vastav akadeemia, kes siis hakkas uurima vitaalse vananemise võimalikkust. No võib-olla siin on huvitav mainida, et kui vanaks siis kõige vanem dokumenteeritud inimene elas. Ja paljud ei oska seda ära arvata, aga see oli täpselt 256 aastat, sest ta suri alles 1933. aastal, sellest kirjutas maailma ajakirjandus. Seal olid siis vastavad tõendid Hiina keisrilt, kui see inimene sai 150-200 aastaseks ja nii edasi. Aga mägilased mitmetes rajoonides, näiteks seal Ecuadoris, Lõuna-Ameerikas, Kaukaasias ja teiselt poolt siis ka Tiibetis. Paljud mägilased elavad 120-140 aastaseks. Ja väidetamisi kõige kergema keskmise elueaga rahvas on Hunza hõim mägedes, ta on seal kuskil Pakistanis. Keskmine vanus on väidetamisi 110 aastat. Ja edasi tuleb mainida ka Okinawa saarte elanikke, kes siis joovad seda kuulsat korallivett, et nende naiste keskmine vanus on väidetamisi 95, meestel siis 5-7 aastat vähem. Ja huvitav on, et saari on üle 100 seal, aga et ühel saarel on see isegi 100 aastat on ta naistel, millega pärast just ühel saarel. Nii et muide ka Kadi Helme, kes tutvustab oma loengutes tavaliselt siis need polüküllastamata rasvhapped erinevatelt firmadelt, on näidanud siis selliseid väga kõrges vanuses inimesi ka lääne kultuuris, kes näevad välja väga noored. Hiinas oli ka niimoodi, et kui alustati maast madalas selle õige eluviisiga, eriti selle energeetilise võimlemisega,
siis sageli 90-aastased inimesed nägid välja kui 30-aastased. Muidugi, kui me alustame sellega hiljem, siis nii võimsat efekti ei teki. Kuid mõnedki inimesed võivad selle tulemusel, kui me alustame näiteks 50+, siis selgub, et meie lihasjõud ja läbimõõt ja kõik need näitajad vastavad seal 70-80 aastastel mingi 20-30 aastaste näitajatele, kes ei liigu nii palju, kes liiguvad vähe. Aga ometigi neil on need noored lihased loodusest kaasa antud. Öeldaksegi niimoodi, et esimene elupool loodus juhib, aga teine elupool peame asja enda kätte võtma. Nii et vitaalne vananemine. Jällegi soovitan neid 3 videoloengut kindlasti siis minult pärida. Ja ma mainin veel ühte valdkonda, õigemini küll 2 valdkonda. Kõigepealt siis teaduslik meditsiin. Me teame, et üheks vananemise põhjuseks on siis telomeeride lühenemine. Ja telomeeride hulk kromosoomide otstes määrab ära, kui mitu korda keskmiselt meie rakud uuenevad selle elu jooksul. Ja kui need jätkud on ära kulutatud, siis nad rohkem ei uuene, me sureme. Muidugi me teame, et erinevad koed uuenevad väga erineva tempoga. Kõige aeglasemad siis luukoed ja kõige kiirem vist seal peensoole, võib-olla ka silma mingisugused rakud. Nii et keskmine on siis olnud 47 korda uuenevad rakud keskmiselt. Ja nüüd on loodud selliseid polüpeptiide ühes Peterburi teadusinstituudis, mille juures on ka maailmakuulus loodusravikeskus, kus nende abil on saavutatud siis loomkatsetes teadupärast siis 90-kordne rakkude uuenemine. Ligi 2 korda 47-lt 90 peale. Ja muidugi ka vastavaid tooted siis inimestele on hakatud siis välja laskma. Kuid nüüd lõpetuseks siis selline teema nagu biohäkkerlus või biohacking. See tähendab, et see on häkkimine meie bioloogiasse ja selle tulemusel siis sellise väga pika ja terve eluea saavutamine. Biohäkkerid, radikaalsed biohäkkerid kasutavad kõikvõimalikke mõõteriistu, kui nad teevad trenni, kui nad seal mõõdavad, eks ole, vererõhku ja igasugu muid näitajaid. Nad kasutavad mingeid superkalleid toidulisandeid, väga haruldasi, väga kalleid ja nii edasi. Aga kuna see nii-öelda moevool on alles 30 aastat võib-olla vana, siis ei ole veel ette näidata selliseid 150-200 aastaseid tulemusi, aga võimalik, et nad tulevad. Kuid üks tulemus on tõesti vapustav, see on siis maailmakuulus Wim Hof. Minu teada siis hollandlane, kes siis avastas Tiibeti hingamistehnikad ja vahendas neid läänele nii-öelda lihtsustades. Ja saavutas sellega üle 20 Guinessi rekordi. Sealhulgas siis näiteks 60 meetrit jää all ujumist ilma akvalangita. Sealhulgas tõusmine praktiliselt trussikute väel Mount Everestile, Tšomolungmale, maailma kõrgemale mäetipule. Sealhulgas maraton Sahara kõrbes ilma tilga veeta ja sama siis ka väidetamisi Antarktises. Nii et ja kui me taipame sellise hingamise printsiipi, need hingamisi on väga erinevaid. Ja see printsiip tegelikult on sama, mis on vabastava hingamise, mis on võib-olla kõige levinum selline seondatud hingamisviis. Vähem levinud on võib-olla tuntud, on holotroopne hingamine massides nii-öelda. Aga on siis erinevad pranajaamad, on India joogas ja on Tiibetis olemas omad ja on ka vene koolkonnad. Ja ma õppisin kunagi veel vene kursusel, kus siis
see kursus läbi viia, oli siis nii-öelda läbi proovinud ja uurinud kõik sellised olulisemad hingamistehnikad ja ta pakkus välja umbes sellise 7 kuni 8 minutilise harjutuse, mille ta leidis olevat kõige tõhusam ja samal ajal kõige ohutum inimestele. Nii et ka sellega te saate tutvuda, kui võtate kontakti. Nüüd biohackingu muidugi mõiste on suhteliselt uus. Ameerikas on ta muidugi varem olnud, sest kõik hea tuleb Ameerikast, aga ütleme siin Venemaal ja Eestis ma ei ole üldse sellist mõistet eriti kuulnud. Kui guugeldada, midagi küll leiab. Aga mis on selle üks põhimõtteid ja selle kohta tuleb mul eraldi veel loeng, aga ma mainin mõningad asjad. Biohackingu üks tuum on needsamad mitokondrid. Ja selgu, et tavaliselt meie organism töötab säästurežiimil. Tähendab, mitokondrid ei tooda juurde energiat, nad lihtsalt säilitavad seda, nad on passiivsed. Ja seetõttu meil on ka energiat väga vähe. Aga me teame juhtumeid, kus inimestel tekivad need ülivõimed, kus nad liiguvad tohutu kiirelt ühest kohast teise, kus nad tõstavad tohutuid raskusi, hüppavad üle uskumatute kõrguste, näiteks emad seal mingite laste päästmisel ja nii edasi. Nii et me elame tegelikult sellisel puhkerežiimil. Ja nüüd kogu nõks on selles, et viia organism piiri peale. Ja üks piiri peale viimise meetod on siis hüpoksia tekitamine, hapnikupuuduse tekitamine. Mitokondrite kohta on teada, et kuni 20. eluaastani nad 100% töötavad. Nad on terved, neid on palju, eks ole. Aga juba 20-40-ndani läheb see poole peale ja sealt edasi kuni 70. eluaastani ülejäänud pool ja me sureme lihtsalt. Ja joogateadus ju ka ütleb, et igal inimesel on kindel arv hingetõmbeid ja mida aeglasemalt me nad sooritame, seda kauem me elame. Nii et meistrid hingavad aeglaselt, peenekohaliselt ja aeglaselt. Nüüd, mis puudutab nüüd biohackingu liikumist, mille minu jaoks etaloniks on sama väe- ja mõnuvõimlus, kuhu on kaasatud ka nii-öelda sellised tsüklid, kus me rakendame anaeroobset liikumist, kiirlihastel eriti, sest kiirlihased elavdavad, kui rakendada neid näiteks kätekõverdusel ja nii edasi. Nad elavdavad meie kasvuhormooni, mis on muutunud passiivseks juba üsna nii-öelda varases keskeas. Ja siin on ka oma optimum, siin ei tohi mitte mingil juhul üle pingutada ja ei tohi ka alapingutada, vaid tuleb leida see optimaalne nii-öelda treeningute vorm esiteks ja treeningute sagedus. Muidugi kõige parem näiteks selle sama väe- ja mõnuvõimluse puhul me leiame kõige mõnusamad harjutused, sest seal on paljud harjutused sellised, mida tahakski jääda tegema. Ja nad tekitavad sellised eufoorilisi ja nagu Tsigunnis öeldakse, lausa orgastilisi hastinguid ja loomulikult me tahame selliseid harjutusi teha. Ja me ei pea enam ennast sundima liikuma, et see on see. Ja see võimaldab meil saada meie egol, mis istub põhiliselt meie peas, võimaldab meil kontakti saada uuesti meie kehaga. Kui meie keha muutub puhtaks, kergeks ja magusaks, siis me nii-öelda integreerime selle mentaalsusega ka meie keha ja me loome sellise psühhosomaatilise ehk tervikliku mina, kui nüüd vaadata transpersonaalset arengupsühholoogiat. Ja veel üks huvitav lisaks sellele hüpoksiale ja lisaks nendele intervall ja teistele sellistele piiri peale minekutele, mis ei ole kurnavad, on siis meie nälja pikendamine. See on ööpäeva kestel. Me mõõdame ära ja suurendame seda aega, kus me ei söö.
See tähendab eeskätt seda, et me õhtusööki toome järjest nagu päeva poole ja lõpuks jätame ta üldse ära. Et kui me algul sööme võib-olla seal 24 tunnist näiteks 16 tundi ja ainult 8 tundi, mis me magame, me ei söö, eks ju. Mõni tõuseb öösel üles ja sööb, siis me võime viia selle lõpuks vastupidiseks, et me nälgime 16 tundi ja 8 tunni jooksul ainult sööme. Ja see jällegi elavdab meie mitokondreid. Nii nagu veepaast on väga võimas, üks kõige võimsamaid detoks ja skalpellita lõikusi. Ja? Niimoodi ka selline näljaperioodi pikendamine ööpäeva ringi peal annab väga võimsat efekti. Nii, tundub, et sellega ma olengi siis tänase teema ammendanud. Et ma panen siia loengu juurde, loengu juhendisse ka mõned lingid, et te saate nende materjalidega tutvuda, mida ma mainisin, ja neid siis ka vaadata. Nii. Ja sellega me siis lõpetame kuni siis järgmise loenguni, mis minul peaks olema siis immuunsüsteem. Kõigepealt jällegi kõige võimsamad bioaktiivsed toidulisandid sel teemal, aga hiljem siis ka kõik muu, mis sinna juurde kuulub ja on võimalik nii-öelda arsenali võtta. Nii et tänan, et olite kohal, et jälgisite ja loodetavasti saite üht-teist kõrva taha panna ja jälle kohtumiseni mõnes järgmises minu tervisevideos.